Minu isa, kes oli teadlane Tehnikaülikoolis, kaasas meid hästi palju tegelikult oma tööõlsse. Tõi koju kogu aeg mingid mahakantuid elektroonikaseadmeid, mida ma siis automiteks lammutasin. Neid seadmeid lahti võttes juba tutvusin elektroonika maailmaga väga varalises eas. Mina olen Karl Taklaja ja sõidame minu ettevõttesse Rantalon. Oleme jõudnud Rantaloni. Rantalon toodab elektroonikat. Iga esmaspäev kell 10 hakkab tootmiskoosolek. Olen juba hiljaks jäänud sinna. Et me toodame kaitseotstarbelist elektroonikat ja tööstuselektroonikat, telekommunikatsiooni elektroonikat. Kui klient tuleb oma soovidega meie majja, siis töö algab reeglina sitoast. Siin on meie tarkvara insenerid, meil on 4 töökohta. Üks insener on ka kohal praegu. Palun, Marko, millega sa tegeled? Tegelen praegu segajatele tarkvara lahenduse tegemisega, millega saab segajaid juhtida arvuti kaudu. Siin toas toimub meil siis mehaanika disain ja töötavad mehaanika disainerid, kes siis valmistavad seadmete korpused ja seadmete füüsilised osad. Siin toimub ka meil siis eriseadmete montaaž ja Markus monteerib meil meie enda tooteid. Et kui nüüd klient tuleb oma tehnilise murega meile, siis inseneril hakkavad kohe peas keerlema ja tuuritama skeemid, siis ta teeb interneti lahti, valib siit kõige paremad komponendid, mis täna on saada, siis ta läheb siia mõõteriista juurde, teeb omale mingisugused katseplaadid, saab teada need tegelikult parameetrid ja niimoodi ongi meie Rantaronis toodetud asjadel kõige uuemad ja paremad komponendid, mis on inseneride poolt hoolikalt valitud. Siin töötab insener siis antenni disainidega. Rain on meil kõige staažikam insener. Ja ta näeb raadiolaineid. Meil on selles mõttes on hea koostöö, et Karl müüb asju maha ja mina neid leiutan ja meil on omavahel kogu aeg selline konfliktsituatsioon, eks ole ju. Et müüjad ütlevad, et lõpetage ometigi see väljamõtlemine, eks ole ju. Aga insener hoiab sellest veel kinni ja ütleb, et ma tahaksin seda veel paremaks teha, eks ole ju. Nii et selline ajaline dilemma on meie vahel kogu aeg. Kõige tähtsam meie firmas on inimene. Ja juhi kõige tähtsam ülesanne on siis inimeste vaheliste suhete hoidmine ja inimeste motiveerimine. Meil on siin lihtsalt terve hulk insenere, kes teevad lihtsalt seda, mis nendele meeldib. No nad päris ei saa seda teha. Insener on Rantalos päris hea töötada selle pärast, et meil on kõik teenused in-house, et insener saab tegeleda ainult selle tööga, mis on talle ette nähtud. Et näiteks kui on vaja kiiresti prototüüpi tellida, siis see prototüüpi tootmine ja montaaž käib meil siin majas koha peal. Et kaasavad ka komponente hankimine ja laomajandus. Siin on meil ladu. Laos on meil valmis seadmed, varuosad, erinevad komponendid. Siit algab meie muuseum. Siin on erinevad seadmed meie 30-aastasest ajaloost. Ja siin nurga taga on kohe üks oluline ruum meie jaoks, kajavaba kamber, kus me teostame siis mõõtmisi. Siin ruumis raadiolained sumbuvad, siin ei ole üldse peegeldusi. Me kasutame seda mõõtmisteks, me testime siin oma segajaid ja see ruum on täielikult eraldatud siis välisilmast. Oma töötajatele me teeme aastas 3 pidu. Need on ettevõtte sünnipäev, suvepäevad ja jõulud. Ükskord tegid töötajad mulle sünnipäeva kingituseks Arnold Oksmaa videotervituse. See oli väga naljakas. Eraelu ja töö on mul hetkel koos. Mu elukaaslane töötab samas ettevõttes. Et stressist väljuda, selleks on mul hobid. Üheks selliseks hobiks on projektiautode ehitamine.
ja teiseks on kitarri mängimine. Varasemalt tegin ka sporti, sõitsin jalgratast, enam mitte. Ja ongi tööpäeva lõpp. Tavaliselt lõpetan 5 ja 6 vahel, aga täna on ka bändiproov. Harjutame Eesti lauluks ansambel Antsudega.